tere! Lähme teeme siis tiiru ümber Endla looduskaitseala. Alustame Tapikult. Pole küll päris meie kodu, aga siit väga pikalt ei ole ka. Me teeme seda gastrolli Endla looduskaitsealal. Proovime teha iga nädal korra. Täna on ka esmaspäev. Kell on lõunatuuri. Ongi täpselt lõuna. Ja lööme kilometraaži nulli ja vaatame, mis siis tee peal näeme, kus on kõik orlungis. Nii, see on Sinijärve tee algus. See on kõige tüütum lõik, kõige kulukam lõik, aga kõige vajalikum lõik, kus ära käia. See on siis 7 kilomeetrit sihukest kolgata teed sinna ja nii uskumatu, kui see ka pole. Ma küll mõõtnud ei ole, aga minu arust on sama pikk maa tagasi ka. Nii et kokku 14 kilomeetrit. Ütlesin, Sinijärve lõik on kõige tüütum, kõige kulukam, aga kõige vajalikum, sest et siia jõudes ka 2 autot, 2 meest tahtsid siis minna kalale, küll mitte Sinijärve peale, nad tahtsid minna siit kaudu Põltsamaa jõele, aga Endla ja Sinijärve peal kehtib praegu liikumiskeeld kuni 1. juunini, ehk siis 1. juunist võib alles peale minna. Mehed ei olnud sellest teadlikud lihtsalt, sest et info on kuidagi siin niisugune nagu ta on, et kui sa ise ei uuri, ega sa teada ka ei saa. Teadete tahvel on natukene vana ja aga õnneks olid normaalsed mehed ja ütlesid isegi aiti ema selle eest, et nad tõesti ei olnudki teadlikud. Aga pakkisid oma asjad kokku ja lähevad lihtsalt teist kaudu sinna Põltsamaa jõe peale. Seega, rõhutan. Kõige vajalikum on käia just Sinijärve ääres, teha siuksi gastrolle. Võt. See on ka suht tavaline nähe. kui tulla, siis võtta ikka vett ka. Parim vesi Eestis. Sellise täpne garantii.
looduskaitseala Põhjaservas. See on Ervita kant ja Preedi ja kohalikud teavad paremini. Siin üldiselt on kord majas, siin nagu keegi väga midagi ei sitta ja ei rüüsta. Ja see ongi nagu tänu sellele, et kohalikud inimesed ise hoiavad silma peal. Ja kes viitsib vaadata, siis meil Facebookis on üks video Marko Männiga. Selle mehega ei julge väga keegi jamada. Minu mäletamist mööda ta oskas isegi kung fuud. See on Preedi jõgi. Sinna poole vaatame. See suubub siis Põltsamaa jõkke. Aga läheb ka läbi Endla looduskaitseala. Ja sealt Marko videosse me räägime ka natuke sellest. Kalamehed toovad siia, kalameestel on üks loll komme, nad viivad nagu kala ära, aga siis prügi jätavad siia meile. Eks nagu vastupidi olla, et tooge kala meile ja viige prügi ära. Põltsamaa jõgi järjekordselt. Me oleme tulnud sellest üle ühe korra, nüüd läheme teist korda üle. Läheme Mardimäe sihtkaitsevööndi otsa. Seal on soode taastamist kunagi tehtud. Seda me telefoniga filmida ei saa, siis proovime seal korra drooni lennutada. Tuleks ka pilt ette. Ja ma peast ei mäleta, aga minu arust on seal praegu ka liikumiskeeld, aga ma võin pärast järgi vaadata. See on siis Mardimäe sihtkaitsevöönd. Siin on samamoodi 1. juunist võib siin liikuda, enne seda ei või. Seal on just infot ka. Linnussaare raba Lääneserva taastamisala ja Endla looduskaitseala kaitseala Mardimäe ja Põhja-Linnussaare sihtkaitsevööndisse. Linnussaare raba Lääneserva taastamisala pindala on 431,1 hektarit. Ühesõnaga päris suur ala, mis siis taastati siin sood. Aga siin samamoodi. Ma suvel ei ole küll tähendanud, aga talvel olen küll näinud. Nii mõnigi vend käib siin ATV-ga või siis mootorsaaniga. Kui sa vaatad, siin on see soode taastumine tehakse, siis pannakse kraavid kinni, siis tehakse niisugune küngas nagu sinna. Ja nendele saanimeestele ma ka olen kunagi mootorsaaniga ikka sõita saanud ja on omal ka olnud ja tean, kui äge see on ja hüpet teha ja kõike vinks-vonks värk on ja. Aga kas see nüüd on see õige koht? Eks see jääb igaühe enda südametunnistusele. Ma tean muideks juksi kohti, kus saab hüpet teha, kus ei ole looduskaitseala. Nii et tublid, aga püüdke veel.
kaitseala piirkonnaga nii-öelda. Aga kuna riigil on kõvad kärpeplaanid, siis ma olen kuulnud, et plaanitakse see Tooma kontor kinni panna ja kõik kolib Tartusse nii-öelda. Võib-olla isegi töökohad kaovad ära, ei tea, ei ole sellest päris kindel. Aga minu arvates on see sitt plaan. Siin peab olema, see Keskkonnaameti kontor peab jääma, sest muidu on veel hullem bardaksi. Või mis? No nii, nüüd oleme Kärda all. See on siis parkimisplats, kuhu kalamehed ka pargivad. No praegu on siin see seis sukene hea. Ei ole midagi hullu. Aga kui see 1. juuni nii-öelda lahti läheb, siis nad ei mahu kõik siia ära. Ja ma muidugi ei paneks kõiki kalamehi ühte patta. Aga teil viskab ka ikka korralikult sitta sisse seal. Olen käinud ise siin välja kakkumas nii poolakaid kui leedukaid kui igasuguseid muid sulelisi. On ka mõni eestlane sisse trehvanud. Ehk siis nad ei viitsi siia parkida ja siis sõidavad siit. Kene pikk tee on see RMKD on majandusmetsade majandamiseks tehtud kunagi. Ja siit läheb üks kraaviperv siis paremale, mis jõuab kanali äärde. Sealt on 500 meetrit lühem maa. 500 meetrit. Ja siis vennad pressivad oma kuradi nende ML Mersudega ja mille iganes siis. Niimoodi, et no kõhuni mudas. Aga kalale, kurat. No niuke kihk on kalale minna. Aga no ei jõua tead iga kord. Seega, kui oled ise ka kalamees ja ikka näed mingisugust lolli, kurat, siis astu lihtsalt ligi ja ütle, et sa oled loll. Ja kui see ka ei aita, siis topi nina pidi sita sisse nagu kassipoja. Ühesõnaga, nüüd sai põhimõtteliselt ring peale. Siit Tapikule on veel circa 10 kilomeetrit, aga kilometraasi näitab 80, kui siia veel 10 lisaks paneme, siis lahja 90 kilomeetrit oli siis see ring. Saime suraka prügi, see on suht tavaline, seda saab iga kord ja 2 peaaegu rikkumist ka siis. Ühesõnaga, ei ole lihtne seda kõike oma taskust teha ja ei küsigi kellegi käest mitte midagi tasuta. Aga kui on näiteks keegi teine ettevõte, kes samamoodi peab lugu meie Eesti loodusest ja et see säiliks ja et see oleks puhas ja et meil oleks kord majas, siis igal juhul võtke meiega ühendust. Ja Keskkonnaametile saan aru, et rasked ajad ja igasuguseid muid asju on vaja kontrollida. Tänagi nägin teid siin enda kandis, käite ühte raielanki vaatamas. Aga see looduskaitsealal mingid kärpeid teha, no see ei ole hea mõte. Seega loodan, et meeldis ka. Ja muidugi see ka, et kui tahate näha enda looduskaitseala seespoolt, siis võtke ka ühendust, sest välimine ring teinekord ongi koledam kui see sisemine.